Hei, mul on hea meel sind tervitada taaskord järjekordsel webinaril ja selle korra teemaks siis, kuidas noorelt luua tulevik, mille üle saad uhke olla. Ja webinar toimub siis üle-eestilise noorsootöö nädala raames ja üks 5 webinarist siis üks asutajatest ja selle webinari moderaator, aitan seda siin koordineerida ja küsimusi esitada ja mul on väga hea meel tutvustada ka meie webinari külalisi. Minuga on siin Epp Adler, enesemeisterlikkuse coach ja koolitaja. Tere, Epp! Tere! Siis on meiega siin Roger Tibar, kes on Eesti Noorteühenduste Liidu esimees. Tere, Roger! Tervist! Ja erikülalisena, nagu meil on kombeks siin nendel webinarid olla, on seekord siis, ütleks, armastatud treener ja coach Sandra Raju. Tšau! Tšauki! Ja täna räägime siis noorteorganisatsioonidest ja ühingutest ettevõtlikkuse arendamisest. Et noorteorganisatsioonid, ma arvan, on selline suurepärane võimalus tegelikult, kuidas saada ka tööturu jaoks väga hinnatud kogemusi ja katsetada erinevaid asju. Ja räägime ka sellest, et miks need noorteorganisatsioonid ja ühingud üldse head ja vajalikud on ja mida nendega, miks nendes osaleda ja kust neid ka leida. Ja käimas endiselt on ka võistlus nimega School 2018 ehk siis super cool ja sellest saavad osaleda siis kõik koolid ja noorteorganisatsioonid ja hubikeskused, et kui sa annad siin kommentaaris äkki kohe märku jällegi selle, et kus koolist sa oled või kus noorteorganisatsioonis sa oled aktiivne, mis hubikoolis sa käid, et pane siia kommentaari kirja ja võistlus käib, sellepärast et auhinnad on magusad, selle nädala jooksul anname ära kokku 5000 euro eest auhindu ja peaauhind on eriti äge. Shannoni laulja Taavi Immato tuleb siis sinu kooli või organisatsiooni esinema ja annab ka sellist väikest inspiratsiooni ja mina tulen temaga kaasa, nii et saab olema väga vinge selline auhind ja viimased 2 päeva siis on veel võimalus sellest osa saada ja siin on panin ka lingi, kus sa saad minna ja kutsuda teisi oma sõpru, tuttavaid, koolikaaslaseid, organisatsioonikaaslaseid osa saama sellest, sellepärast et miks mitte siis ühiselt selline võistlus kinni panna. Ja lisaks siis ka see, et selle webinari lõpupoole me anname veel ära terve hulga auhindu aktiivsele osalejani, nii et küsi küsimusi, kommenteeri, vasta sellele, mis teised jagavad ja kommenteerivad ja ole aktiivne, nii et saab olema selline tore pärastlõuna meil siin koos. Aga lähme siit kohe teema juurde, et noorteorganisatsioonid, ühingud ja ettevõtlikkuse arendamine, et alustaks võib-olla sellest, et mida noorele üldse selline noorteorganisatsiooni kuulumine või noorteühingusse kuulumine võiks anda. Ja ma annaks näiteks Epule äkki sõna siit alt. Aitäh sulle. Mida võiks anda? Ma arvan, et ma mõtlesin täna selle peale. Ma tahaksin tegelikult selle teema natuke laiemaks veel tõmmata, et ma arvan, et see kuulumist saab ka teha väga mitmel moel. Et kuna ma ise olen sellise noorteühingu nagu hea testasutaja, siis mina esindan noorteühingut, kus ei saa kuuluda, aga saab osaleda. Sellepärast on väga palju noori ja mina ise olin see noor, kes ei tahtnud liige olla tegelikult. Aga mida ta annab, ma arvan, see põhiline asi on, et me elame maailmas, kus on õudselt palju võimalusi ja erinevates ühingutes kuulumine, osalemine, käimine annab tegelikult teadmatusega hakkama saamisoskuse. Sa õpid osalema väga-väga erineva tüüpi tegevustes, sa avastad iseenda võimekus, sa näed, et on väga erinevaid inimesi ja ma arvan, et see on tegelikult nagu sellise inimese arengu seisukohast ja elus hakkama saamise seisukohast kõige olulisem. Ehk on sellise mitmekesise keele õppimine ja siis nagu sellise enda proovile panemine. Sest noortena, kui ma töötan noortega, siis tihti peale nad arvavad, nad peavad kõike teadma või nad peavad kuidagi valmis olema. Siis need erinevad ühingud annavad sellise katsetamisvõimaluse. Sa saad olla väga passiivne, sa saad olla väga aktiivne, sa võid proovida saada juhiks. Aga üks asi, mida ma võin öelda, et ma saan kohe aru, kas see noor on osalenud kusagil või mitte. Ehk ükskõik mida, ükskõik halvasti, aga nagu tehke midagi. Ja kui ma mõtlen seda, et mida ta tuleviku seisukohast toob, et mõnes mõttes on, et jah, sul on vaja ehitada hea tulevik, aga ma arvan, tegelikult on vaja ehitada ägedat mitmekesist minevikku. Ehk selleks, et täiskasvanuna tagasi vaadata ja öelda, kui on midagi teinud, on tegelikult palju
nagu mõned pidi naljakas, et tihtipeale ei räägita sellest minevikust, aga ma arvan, see mitmekesine minevik annab õudselt tugeva stardiplatvormi ja sellega on vaja tegeleda praegu. Nii et võib-olla selline, jah, ma arvan, selline mitmekesise mineviku ehitamine ja nagu julguse kogumine, et lihtsalt minna ja proovida, isegi kui tundub, et on nõme teema ja võõras teema ja ma arvan, et mulle ei meeldi, no mine vaata, mine katsu. Äkki on palju põnevam, kui sa arvasid. Aga jah, Roger, mis sa arvad? Seal nurgas. Ma ütleksin selle kohta, et ma arvan, et ei olegi ühtegi põhjust, miks ei peaks või mida ei annaks, sest tegelikult kuulumine mõnda noorteühendusse või noorteorganisatsiooni, just nagu Epp ka ütles, tegelikult loob sellise ideaalse stardiplatsi tuleviku tarbeks, sest et võib küll välja tuua, et sul on mitu võib-olla kindlat komponenti, kui sa osaled noorteorganisatsioonis, mis sa saad, sul on, eks ole, kogemused, sul on tutvused, sul on selline personaalne areng. Aga võib-olla kui ma peaksin midagi rõhutama, siis ma tooksin ka välja, et tegelikult tutvused ja kogemused on need kaks peamist asja, mida ühes noorteorganisatsioonis osalemine sulle annab, sest et ma mäletan omast käest, kui ma alles alustasin oma aktiivsuse karjääri, kui nii saab öelda, siis tegelikult üliäge oli näha võib-olla mingi aasta pärast, kuidas sul on sõpru igal pool üle Eesti, kellega sa saad cool asju teha ja kes mõtled sinuga samadel teemadel sarnaselt ja ei peagi alati ka sarnaselt mõtlema, sellepärast erinevad ideed ju rikastavad. Ja tegelikult sinna otsa need kogemused sa saad kas käia koolitustel või lihtsalt õppida erinevatelt inimestelt, kes on olnud juba sellel maastikul aktiivsed võib-olla sama kaua kui sina või veel kauemad. Et tegelikult ma siin hiljuti osalesin ühes podcastis ka, kus ma just rääkisin sellest, et olgem ausad, et kui sa osaled kuskil, siis mis sul kaotada on ainuke asi, mis juhtuda saab, on see, et sa saad kogemuse võrra rikkamaks reaalselt, kui sa osaled mõne noorteühingu töös. Ja tegelikult see kasutegur on niivõrd palju suur, kui on vähegi vaba aega, siis tasub minu poolest kindlasti otsida mõni äge noorteorganisatsioon ja teha ägedaid tegusid. Ja Sandra, mis sa arvad, miks tasub noorena olla aktiivne? Mina saan rääkida oma kogemusest, et ma nägin siin kommentaaridest ka, et siin oli üks inimene, kes oli Rõuge noorteklubist. Mina olen pärit sellisest väiksest kohast nagu Rõuge ja ma arvan, et juba põhikoolis saati nagu haarata mind selle noorteklubi tegevusse, et üks kõige ägedamaid asju, mida ma tänu noorteklubile teha sain, oli see, et ma sain reisida hästi palju. Kuna meil olid väga palju erinevaid noorsoovahetusi, siis ma arvan, et ilma selleta mul võib-olla polekski tekkinud sellist soovi rohkem reisida ja rohkem näha. Et sa saad tuttavaks nii paljude põnevate inimestega, mitte ainult Eestist, vaid ka välismaalt. Ja väga tihti just see välismaa kogemus annab sellise, kuidas ma ütlen, tänutunde selle või kinnituse selle kohta, et Eestis on tegelikult väga-väga hea elada. Eestis tehakse väga ägedaid asju. Et kõik need noorteühendused, kellega mina olen kunagi koostööd teinud või mida ma olen ise loonud, sellepärast, et mul on ka tekkinud võimalus ise üks ühendust luua, sellepärast, et ma ei leidnud endale sellist nagu organisatsiooni, kus ma väga tahaksin olla ja siis ma leidsin kaks inimest, kes mõtlesid samamoodi ja siis me lõime oma organisatsiooni. Et ka see on võimalus, et kui sa tõesti näed, et see ei ole sinu jaoks sellist kohta, kuhu sa väga tahaksid kuuluda, siis on alati võimalus ju ka midagi ise nagu välja mõelda. Aga selles mõttes ma tuubeldan Epu juttu, et kui sa mõtled, et see on miski, mis sulle võib-olla ei istu või ei meeldi, siis proovi ja alles hiljem võta vastu see otsus, et kas see siis ei meeldinud sulle või mitte, et see katsetamine on hästi oluline. Kas ma vastan su küsimusele? Ma kipun tegema niimoodi, et keegi küsib mu käest midagi ja siis ma vastan mingi täiesti muule asjale ja siis lõpus mõtlen, et ma vastasin sellele küsimusele. Nii et jah. See läks täppi, aga aga see on ka selle osas, et mis vahe on üldse noorteorganisatsioonil ja noorteühendusel, et Roger, äkki annan sulle selle osas teed väikse selgitus, et mis see nagu erinevus nendel on, miks need eristatakse? Ja selle üle on kusjuures päris palju vaieldud tegelikult ja võib-olla sellist ma ei tea, mustvalgelt kirja pandult eristust on keeruline luua, sest et kõik räägivad erinevalt, aga kui ma peaksin noorteorganisatsioonile ja noorteühendusele erinevusi tooma, siis tegelikult noorteühendus on selline formaalsem organisatsioon, kellel
peaks siis olema või on olemas mõni juriidiline keha, näiteks mittetulundusühing või sihtasutus. Ja noorteorganisatsioon tegelikult võib olla ka ilma kehata, näiteks see võib olla mõni kohalikus tasandil tegutsev aktiivgrupp, kes on kuskil noortekeskuse juures tegutsev või on lihtsalt 4, 5, 6, 7 ägedat noort, kes panevad koos pead kokku ja teevad mingit ägedat asja. Et pigem on just nende kahe vahe see, et üks on selline formaalsem, nagu ka Epp tegelikult rääkis, eks ole, et kuskil kuulud võib-olla mandaadiga või siis oled kuuluvuses ja teine on selline lihtsalt otsest mandaati ega kuuluvust ei ole, aga teete koos ägedaid asju. Et see on võib-olla see peamine erinevus. Okei, väga hea. Aga küsimus, mida ka küsitakse siin juba mitmed pidi, et kus nagu infot leida nende noorte organisatsioonide ja noorte ühenduste kohta, et mis on sellised kõige parem? Kui ma võin siia vahele segada. Võid jätkata, Roger, seal ilmselt on endal selle osas. Jaa, ma just mõtlesin, kas ma kirjutan siia chati või ei kirjuta, aga ma ei olnud kindel, kas ma panen õige lingi puusalt ja siis ma ei hakanud kohe kirjutama. Et tegelikult on mitu varianti, siin ma näen chatis räägiti ka, et guugeldades ja katsetades, mis on väga õiged, aga Eesti noorteorganisatsioonid koondab enda alla üle 50 erineva noorteorganisatsiooni ja tegelikult kui minna enl.ee/liikmed, siis sealt jääb päris suure erineva valiku organisatsioonidest, alates näiteks skaudid, guide'id, lõpetades poliitiliste noortekogudega ja tegelikult noorteorganisatsioonidega, kes võib-olla tegutsevad keskkonna nimel, kes võib-olla tegelevad rohkem ettevõtlikkusega või mõne muu valdkonnaga. Et seal on üks segment olemas, kes võiks öelda, et on Eesti suurimad, aga kindlasti on seal hästi palju ka, kes ei ole veel meie liikmed, aga on ägedad näiteks praegu, mis on aina olulisemaks teemaks Eestis kerkimas, millest kogu maailm räägib, aga Eesti veel mitte liiga palju, on vaimne tervis, mis on tegelikult, ma arvan, paljude osalejate jaoks ka hästi oluline teema. Ja tegelikult selline organisatsioon nagu Peaasi on Eestis ja nende all on tegelikult noorte vaimse tervise liikumine, kes saladuskatte alla võib-olla on ka varsti ENL-iga liitumas, aga tegelikult see on äge noorteorganisatsioon, kellega ka tasub ühendust võtta ja tegelikult neid valdkondi on hästi palju. Ja meil Eestis on ju MTÜ loomine hästi lihtne ja koondumine ka lihtne, et neid kindlasti nii-öelda peidud organisatsioone on palju ja kellele meeldib ka näiteks ühe valdkonnale heategevus, selline altruistlik lähenemine, siis tegelikult Lionsite võrgustiku noorteorganisatsioon on Leod siis täpsemalt, kellega saab ka ühendust võtta ja nemad teevad ka ägedad asju üle Eesti, et neid organisatsioone on palju. Kui kõige lihtsamalt öelda, siis on tegelikult see, mida me ütleme ka erinevatel messidel noortele. Et kui sul on mingi mõte, kui sa juba tead, et see valdkond on see, mis mulle huvi pakub, võta minuga ühendust, võta ENL-iga näiteks ühendust ja me aitame sul leida selle suuna või selle organisatsiooni, kuhu sa võiksid siis oma aega panustada. Kas Epp, sa tahad midagi lisada, äkki sul on, ma tean, saan aru, väliskogemus ka, et noorte Ja ei selles mõttes, et kuna ma olen rahvusvahelise noortevahelise hästi palju teinud, aga võib-olla ma tahaks selle vastata, et kust infot hakata saama on, et kuna lihtsalt ma ütlen, et mina ise esindasin seda noort, kes ei teadnud midagi ja väga palju noori, kes ei tea, kust alustada, nad ei tea, mis nad tahavad, neil ei ole ideed ja tihtipeale on hästi palju asju pakutakse neil noortele, kes õudselt tahavad juba midagi teha, aga ma tean, et 2/3 noori ei tea. Ehk minu soovitus neile on hakake jõlkuma, et see, et olete sellisel webinaril, ma ei tea, jälgige Facebookis mingisugused organisatsiooni või asju, nii et see algoritm hakkab seal ette viskama nagu üritusi ja hakake neil käima valimatult. Ma arvan, et ma ei tea, koolis tendid on täis seda, olge ja saage õpilasesinduste nimekirjadesse, et tegelikult neid üritusi tehakse nii palju või noortekates tendid, et minu soovitus ja professionaalne soovitus on jõlkuge, et ärge olge kriitilised, ärge otsustage ette, kas see on minu teema või ei ole, lihtsalt samamoodi, siin on maininud ka, et mis siis teha, kui ma olen häbelik. Ja see häbelikkus on ka selline asi, mis on ülemõtlemise tagajärg, eks ju, et mulle tundub, et ma pean õige olema, ma pean teadma juba, võta otsus, et ma olen loll, ma olen halb ja ma ei tea, mine kohale lihtsalt, see ei pea olema aktiivne, see ei pea minema lavale, aga et sa harjuksid ära, et mulle tundub, et see on see viis, kuidas sa saad, mina nimetan, et jalg oma ukse vahele saada, et kui sa juba esimeses projektis ära käid, siis tegelikult sa saad aru, et see info tuleb igal pool. Et tänapäeval pole mingit portaale ja asju, et aga on vaja jõlkuma hakata ja uks jala vahele saada. Et või vahel on kas või see, et õpetajad on hästi palju infot. Sa pead õpetajale ütlema, et mind huvitab see. Et see õpetajad, nad tihtipeale ei tea, kellele edastada infot. Et mul on hästi palju osalejaid tulnud sellest, et mina saadan info õpetajale ja ajal õpetaja annab selle info edasi. Aga selleks peab õpetajal olema seos sellest, et sind huvitab. Ja see on jälle see, et sina pead ütlema, et mind huvitab. Nii et anna võimalus inimestele endale infot anda.
Väga hea. Küsimus, mis käib ka ikkagi siit läbi, on see, et aga kuidas siis leida just see õige noorteühendus enda jaoks, mis mulle kõige rohkem sobiks. Sandra, ma annaks sulle võib-olla sõna, et mis sina ütled selle osas, et kuidas leida enda jaoks see õige? Ma panen selle küsimuse korra ootele, tuleta mulle seda uuesti meelde. Ma räägin korra selle häbelikkuse koha pealt, et see on hästi õige, et kui sa arvad, et sa oled häbelik ja sa ei julge midagi teha, siis selle häbelikkusega see ka ei kao kuhugi. Aga kui sa teadvustad seda, et sul on selline iseloomuomadus, siis võib-olla kui sa lähed kuhugi inimeste sekka, siis valmista ennast ette. Valmista ette mingisugused küsimused, mis sa tead, et sa saad inimeste käest küsida, et sul ei teki sellist nagu sellist hetke, et ma seisan seal ja ma ei oska kellega midagi rääkida, eks ole. Et tee oma eeltöö kõigepealt ära ja ma usun, et see nagu vähendab ka seda häbelikkuse või sellist nagu mitte julguse tunnet. Kas on see sõna või? Mitte julguse tunne. Et ühesõnaga, et see eeltöö minu arust on hästi-hästi oluline ja kuskil pihta hakkamine. Aga mis see küsimus nüüd oli? Mis sa küsisid? Kuidas leida see õige? Ma ei tea, kas kui palju ma siin filosofeerima võin hakata, aga ma ei tea, kas me nagu kunagi üldse päriselt leiame seda oma õiget asja. Mina võin julgustuseks öelda kõigile, kes te kuulete. Ma ei tea, kui vanad teie olete. Mina saan varsti 32 ja mina tunnen, et mina siiamaani veel otsin seda õiget asja. Et ma leian midagi, mis on minu jaoks hästi oluline, millesse ma hästi tugevalt usun. Näiteks ühel hetkel oligi see minu jaoks minu oma organisatsiooni loomine, milleks oli TTÜ Tantsutüdrukud, millest on nüüdseks välja kasvanud nagu väga-väga suur organisatsioon. Et ma tegin seda kõike 8 aastat järjest niimoodi, et kogu energia läks sinna sisse. Ma ei käinud sünnipäevadel, ma ei käinud väga vahepeal pidudel käisin, aga see oli ka siuke, et kui hommikul oli esinemine või trenn, siis teadsid, et ei saanud kuhugi minna. Et ma paningi kogu oma energia suunasin sellesse organisatsiooni ja ühel hetkel see ammendas ennast minu jaoks, ma tundsin, et ma olen sinna juba kõik ära andnud endast ja ma hakkasin oma uut asja otsima ja siis ma leidsin endale uue asja. Et küll, aga need on kõik olnud sellises, kus ma ütlen, ühes valdkonnas, tervise ja spordi valdkonnas, aga need lähenemised on natuke erinevad. Et võib-olla mina isegi julgustan ka mitte ainult kusjuures see Facebooki ja Instagrami algoritmide teema on hästi õige, aga mida mina sellega näen, on kohati see, et need algoritmid võtavad ära, kuna nad soovitavad sulle neid asju, mis sulle juba praegu meeldivad, nad võtavad sult ära selle uute asjade avastamise võimaluse. Et kohati võiks olla mõni selline algoritm, mis hakkaks sulle soovitama mingisuguseid muid asju, et midagi, mille peale sa võib-olla ise üldse ei tuleks, et kui sa oled eluaeg tegelenud kunstiga, siis sa võib-olla ei teagi, et sulle tegelikult meeldiks jalgpall või vastupidi. Et kohati võib-olla tasubki käia, ma ei tea, oma sõprade juures või kuulata, et keegi räägib, et ma käisin seal kudumisringis või et ma käisin malet mängimas, et mõtled küll alguses, et mis asi see on, see ei ole üldse minu teema. Ja lähed proovid ja mõtled, et kuule tead, et võib-olla isegi täitsa sobib mulle see asi. Et andke võimalus ja katsetage erinevaid asju. Okay. Väga hea. Roger, mis sa arvad? Ja, Epp võib-olla saab enne. Ise ma tahtsin öelda veel täiendada just, et kui ma olen viimase aasta jooksul noortega kohtunud, siis üks teema, mis pidevalt üles, ma ei tea, kus see tulnud on, aga noortel on arvamus, et nad peavad õudselt vara õige asja ära leidma. Ja kuidagi tundub, et see selline vahetamine ja otsuse muutmine on kuidagi paha asi. Et mul siin alles hiljuti oli üks kohtumine, kus noored konkreetselt vabandasid ja ma siin tegelen erinevate asjadega, et ma tean küll natuke nagu vabandasid mu ees, et ma ei ole õiget asja ära otsustanud. Ma ei tea, kes teile seda ütles, see on jama. Te ei pea teadma, mis on õige asi. Ma tuubeldan seda. Ja, et need noori, kes teevad nagu liiga vähe asju, on liiga palju. On see on, kui ma vaatan nagu rahvas, Eesti noored on igavad. Ma ei saa midagi teha, sest nad tegelevad liiga vähest asjadega. Ehk see ei ole nagu mitmekesi, nad kuidagi jäävad kinni ühte trenni, ühte oskusesse ja ei oska rääkida ka teiste inimesed, kes teevad teistsuguseid asju. Seesama näide, eks ju, et jah, ma võin tehagi, ma ei tea, ma võin tantsida, ma võin malet mängida, siis ma võin hobustega ka tegeleda ja see on okei, et ma ei pea olema humanitaar või reaal, või ma ei pea olema nagu mingi tüüp.
ehk ärge otsige õiget asja, otsige nagu õigeid inimesi, kes teid inspireerivad ja see on, ma arvan, isegi olulisem, et tihtipeale et isegi võib juhtuda see, et sul see teema huvitab, aga juhendaja ei sobi või need inimesed ei sobi, siis mine teise kohta, et teil on hetkel see vanus, kus tohib muuta, alati elus tohib muuta, aga te ei pea otsima ühte õiget asja ja te ei mõtle välja, kas on õige asi diivani peal. Te saate seda teada ainult siis, kui te kohale lähete. Ja kui te lähete 3. korda kohale, esimesel korral ka ei tohi veel otsustada. Esimesel korral sa alles harjud. Esimesel korral on imelik, alati on imelik. Ja imelik on hea, sellepärast, et peab olema natuke imelik, sest et kui kõik inimesed oleksid ühtemoodi normaalsed, siis ei olekski ju, see inglise keeles on selle kohta hea sõna extraordinary, et kui keegi ei oleks extra, siis oleks kõik ordinary. Et see ekstra ongi see, mis teeb sinust nagu selle erilise, et otsige seda ekstrat, et kui sa teed võib-olla täpselt neid samu asju, mida teevad kõik sinu klassikaaslased või sõbrad, siis nagu see on igav või ole. Ja siis võib-olla sinna juurde on see, et ma kohtun õudselt paljude noortega, kes ei olegi kunagi trennis käinud, siis nad ei jõudnud ära otsustada, mis õige on. Ja see tagajärg on see, et sa ei olegi mitte midagi teinud. Sest sa muudkui istusid diivanil, arutasid emaga, mis oleks mulle õige, aga kunagi ükski asi ei tundunud õige. Ja teate, kui kurvad, ja see on see, mis ma räägin, see mitmekesine minevik. Ehk need, kes on üldse, ma käisin 2 päeva maleringis, oli naljakas, aga ei olnud hulle, on põnevamad inimesed kui need, kes mõtlesid maleringist. Ehk nemad ei käinud kunagi maleringis. Is better than perfect või kuidas see sõna oli? Just, täpselt. Siia täiendus ma ütleksin võib-olla Epule seda otsa, et ma ei tea, kas mina tahaks öelda, et noored oli igavad, aga ma võib-olla tahaksin öelda seda, et igal noorel on nagu oma mingi nüanss, sest et kui keegi on kodus, näiteks mängib arvutimänge, mina annan väga palju külalisloengut koolides ja see, mis ma olen tihtipeale kuulnud, kui ma olen küsinud, mis te arvate, kes teist aktiivne on, siis väga vähe tõstab käsi. Mina ütlen, et ei ole olemas passiivsed noori, on olemas lihtsalt vähem ja rohkem aktiivsed noored. Lihtsalt igaühest tuleb leida see väike nüanss, mis teda aktiivseks teeb, eks ole. Ja siis kui ma küsin näiteks, et kas see, kes peale kooli läheb koju arvuti taha mängima või midagi tegema, kas ta on aktiivne või ei ole, enamus arvad, et ei ole. Aga siis ongi nagu minu küsimus, et kus need kuulsad e-sportlased siis kõikjal maailmas ja Eestis on tulnud, kui mitte kas või arvutis olles, eks ole. Et see tabu, et ma pean käima ainult trennis ja kodus, kui ma teen oma asju, et siis ma ei ole aktiivne, et see on võib-olla natukene ütleme siis halb minu jaoks, aga samas, kui ma nüüd vastan sellele, et samal teemal, mille Sandra vastas, siis ma olen selles mõttes nagu 100 käega poolt, et reaalselt katsetama peab ja ma ise olen ka seda oma nahal kogenud, et kui ma lõpetasin gümnaasiumis, ma ütlen ausalt, mul pole õrna aimugi, mida ma oma eluga teha tahan ja kui ma ütlen ausalt, siis see, et ma praegu, et mul on võimalus juhtida sellist suurt noorteorganisatsiooni Eestis on üliäge, aga samas, kui ma selle ära lõpetan, ma ei tea, mis ma täpselt teen, sest mulle meeldib hoida nagu oma kaardid ja uksed lahti. Et kui tuleb mingi äge pakkumine, siis tasub sellest kinni võtta ja sellepärast ma tahaks ka nagu julgustada, et kui tõepoolest sa tunned, ma ei tea, 9. või 12. klassi lõpus, et jubedalt peaks tegema mingi valiku, et ühiskond ja vanemad ka survestavad, et tee valik, sa pead kohe sellele õigele rajale minema. Siis kui öelda nüüd hästi ausalt, siis tuleb nagu aru saada sellest, et tänapäev ei ole enam see, mis oli 30-40 aastat või 50 aastat tagasi, kui meie vanemad sisenesid tööturule. Meil ei ole vaja enam ühte konkreetset ametit, millega kogu elu ennast nagu köita ja teha ühte sama tööd. Me võimegi teha erinevaid asju oma elu jooksul, võib-olla mitte igapäevaselt vahetades, aga selles suhtes, et sa pead olema erinevate pädevustega tuleviku tööturu jaoks ja selle jaoks ongi äge, kui sa saad katsetada erinevaid asju, et ma olen ka, ma ei tea, ma olen hip-hopi treener olnud, siis ma olen võrkpallitreener olnud ja ma olen igast ägedaid asju teinud oma elus sellepärast, et proovida, et nagu mis mulle reaalselt meeldib. Nüüd ma olen sellises formaalsemas keskkonnas ja ma katsetan, kuidas see mulle meeldib, siis ma olen avastanud, et mulle meeldib avalik esinemine, eks ole, ja koolitamine. Ja see ongi selline asi, mida ma olen avastanud järjest endas, sest ühes asjas ma võib-olla failin natukene, mis on ka okei. See on jällegi teine võib-olla õppetund, et failima peab. Failimine on äge, kui sa oskad sellest nagu endale õppetunni teha reaalselt, mitte lihtsalt võib-olla, ütleme, piltlikult pead vaiba alla peita, et katsetage, proovige ja mitte ainult nagu ka noorteorganisatsioonide mõttes, aga ka trennide mõttes ja mingite võimaluste mõttes, et see vana hea cheesy väljend, my life gives you lemons, you make lemonade, eks ole. Et kui reaalselt tulebki pigistada neid sidruneid sellepärast, et mine tea, mis see sulle annab. Sa võib-olla saad ühe tutvuse, kellest on sulle 5 aasta pärast niivõrd suur kasu, tundub juba egoistlik, aga selles mõttes kasu, et äkki te alustate koos mingi ägeda ettevõttega või mine tea, mis see 5 aasta pärast tuua võib. Et iga väike asi on, ma arvan, mingi suure asja eeldus.
Sorry, see Lemonade'i näide on väga hea. Ma olen isegi kuulnud, ma ise tean seda teistpidist, et when life gives you lemonade, make lemons out of and make lemons out of it and life would be all like, what? Nii et see on ka võts nagu teise twistiga juurde, et Roger, ma täpsustan, või mitte täpsustan, aga täiustan võib-olla see juttu ka, et ma olen jälle ütlen, proovige erinevaid asju, aga ärge tahtke kohe saada mingit meeletut tasu või siis mingisugust kohest nagu, et ma teen selle ühe asja ära ja nüüd tulevad kõik rikkused ja asjad ja kõik kontaktid, et see kõik võtab üsna kaua aega. Et ma mäletan, mina tegin hästi palju asju ilma rahata ja tasuta ja tegin trenne ja tegin mingeid loenguid ja no ühesõnaga igast asju lihtsalt, et saaks erinevaid kogemusi oma pagasisse, et kui teile pakutakse mingisugust võimalust, siis pigem öelge ja minge tehke ära, kui vaja siis failige, sest failimine on väga okei ja seda peab tegema ja siis küll need kontaktid ja need suured projektid tulevad ka tänu nendele asjadele, ma veel täiendaks ühe asja. Massidesse. Et ühe sellise asja, et just, et seesama need kontaktid, et see on ka võib-olla üks asi, mida ma kuulen hästi noortelt nagu, et te ei tea, miks asjad teile kasulikud on. Et see, kui tundub hetkel, ma teen mingit imelikku asja või sa kuidagi hästi palju tahavad otsustada, mul ei ole seda elus vaja või hästi paljud asjad on mul seda elus vaja, kust sa tead? Minu kogemus on see, et täiesti uskumatud asjad on mul elus vajalikud olnud. Või vahel ongi see, et ma olen istunud mingi tohutult igava asja läbi ja siis järsku aasta hiljem ma kohtun inimesega, kellega ma hakkan koostööd tegema, kes on selle valdkonna esindaja. Ja see igav istumine on andnud mulle võimaluse temaga vestelda, sest ma tean, et see valdkond on olemas. Ehk ärge otsustage ette, te ei tea kõik, ja samamoodi on see sama näide kontaktidega, ehk olge toredad. Te kunagi ei tea, millisel hetkel need inimesed, kes ruumis olid, teil mingil hetkel uuest eluteel on, uskuge, nad mäletavad, kui te nõmedad olite. Olge viisakad. Ja olge viisakad, olge nagu meeldivad, et arvestage teise inimesega ka, et kuidagi hästi palju mulle tundub, et selline nagu tajumine, et te kunagi ei tea, millisel hetkel see kätte maksab, kui sa oled nõme. Selle osas ma lisaks juurde, sest on see, et ei ole nii oluline alati see, mida sa täpselt ütled või kui sul ei tule sõnad välja, aga oluline on see, kuidas sa teisi inimesi tundma paned. Just täpselt. Seda head energiat, tood seda sisse siis ja oled positiivne, siis inimesed mäletavad seda, mitte nad ei mäleta seda, kas sa täpselt ütlesid mingis kohas midagi valesti või kuidagi ei õnnestunud sul nii täpselt. Et see on nagu ka võib-olla mida siia juurde. Aga siin ma vaatan, küsitakse ikkagist ka päris palju seda, et Kadri-Liis küsis, et kas 25-aastane on oma aja juba maha maganud ja siis on, kas 28-aastasena on juba liiga hilja alustada oma parema tuleviku loomisega. Ja et ühesõnaga selline vanuse küsimus, et kas selliste noorte organisatsioonides, et kas mingist hetkest on liiga hilja. Et ma annaks äkki Sandra sulle. Mulle? Ei ole. Ma nagu noort, ma ei tea täpselt, kuidas noorte organisatsioonid praegusel ajal toimivad, et kas seal on mingisugune vanusepiirang või kuidagi, ma ei kujuta ette, selle kohta võib-olla Roger ja Epp oskavad natuke täpsemalt öelda, aga ei ole hilja. Nagu kui sa ühel hetkel avastad, tead, et see, mida ma olen 10 aastat teinud, ei ole see, mis mind enam toidab vaimselt ja võib-olla ka materiaalselt, siis muuda seda. Et see ei ole alati nii lihtne, muidugi on kõik, sa loed mingid artiklid ja kõik, mingid tsitaate, mis kõik ütlevad, et mine ja tee unistused teoks, et siis nagu see pole alati nii lihtne, aga kui sa ei mõtle suurelt, kui sa ei unista suurelt, siis need sinu unistused või selle realiseerumine on veel väiksem. Et nagu 100% sellest ühest unistusest võtta või sellest ühest soovist võtta on väga väljakutsuv, ma ei ütle raske, aga väljakutsuv, aga kui sa mõtled nagu sellise asja peale, et mida nagu võib-olla ma ei tea, utoopiline, mille sa mõtled, see on utoopiline, et seda ei ole võimalik teha, siis mingi osa sellest ikka realiseerub, sest et kui, ma ei tea, võta Elon Musk, kui Elon Musk oleks mõelnud, et Teslad mitte kunagi ei õnnestu see, mõttetu teema, siis ma ei tea, kas
üldse maailma teadus oleks nii palju edasi arenenud praegu, et mõelda tuleb suurelt ja ükskõik kuhana sa oled. Roger, mis sa selle osas? Ja, tuleb küll. Kui me räägime vanusest, see on hästi huvitav. Eestis on noor ametlikult seaduse järgi 7–26. Ehk siis kui 26-aastase Maril on 7-aastane poeg, siis mõlemad on noored, kellega peab tegelema. Euroopa Liidus on noor kuni 30. Ehk siis seal on selline nii-öelda väike vahe. Et justkui kui sa oled juba 31, siis sa oled nagu officially vana igal pool. Reaalsuses see nii pole, reaalsuses on muidugi see, et need vanad head ausad, eks ole, et sa täpselt nii noor, kui sa tunned ja kõik muu, et tegelikult ütleme, kui võtta hästi formaalselt, siis ikka noorteühendustes natukene on see suurtemates noorteühendustes, et juhatuse tasandil võib-olla on vanemad inimesed, kes on justkui otsustustasandil ja kuskil nõukogudes ja niimoodi ja liikmeskonnas reeglina on nooremad noored, et seal ikkagi on, ütleme, selline 13-14 kuni 26 on enamasti see, kes on erinevate noorteühenduste või suurtemate noorteühenduste liikmeskond. See ei tähenda aga, et vanemad noored ei saaks kaasa lüüa, kui lihtsalt see organisatsioonil võib-olla mingi formaalne piir tuleb ette, et sorry, me ei saa sind vastu võtta, sest sa oled juba 27, eks ole, siis samas potato, sa saad panustada samamoodi ilma mandaadita, täpselt nagu Epp rääkis, eks ole, igal pool ei ole vaja mandaadiga osaleda. Ja kui ma korra räägin tulevikust, siis meie hinnangul, Eesti Noorteühenduste Liidu hinnangul tulevikus saama hakkab, ongi see, mida Epp kirjeldas. Noored ei taha enam osaleda formaalsetes ühendustes mandaadiga niimoodi, et sa paned ennast 9 või 8 aastaks järjest lukku. Et kui mina olen praegu ENL-i juhatuses, mul on mandaat 2 aastat ja ma pean sellega arvestama, eks ole. Aga tulevikus kindlasti muutuvad meie ühendused ja noorteorganisatsioonid aina paindlikumaks ja selleks, et me saaksime kätte ka nende noorte arvamus, kes võib-olla ei tahagi olla need üüberaktivistid igal pool pildil ja tahaksid lihtsalt kodus olla kas arvutis või kuskil sõbraga rääkida, lihtsalt kuskil kaasa rääkida või midagi ägedat teha, siis peab olema vaata siuke hop-on-hop-off buss, ehk siis lähed ja panustad, kui tahad, kui enam ei taha, hüppad välja. Et selline tuleviku osalus natukene, kus noored panustavad aina rohkem mitteformaalsemalt ja seda on huvitav kogeda, sest see tähendab Eestis üldse hästi paljude struktuuride ümbermängimist, aga ma ei hakka detailidesse minema. Ehk siis piltlikult mu sõnum on see, et olenemata kui noor või nooruslik, mitte vana, vaid kui nooruslik sa oled, siis neid organisatsioone, kus nagu kaasa lüüa on kindlasti ja ka kellel on võib-olla ka siuke juhtimise pisik, siis seda saab eriti praktiseerida väga hästi. Ja, Epp, tahad sa midagi siia lisada veel? Jaa, ikka. Et vanuse teema, väga põnev teema, kuna mina tegelen nii noortega kui ka täiskasvanutega ja see, millega ma tegelen, sama asi. Ehk kui see 16-aastane ei tea, kes ta tahab olla, siis tegelikult tema ema käib 40-aastasena ka minu koolitusel, sest tal on täpselt sama küsimus. Ehk kõik noored, kes nüüd sinna, keda me üritame siin inspireerida, et käia jõlgu ja nagu hangi kogemust, siis mina soovitaks seda, võta ema ka kaasa, sest tegelikult on suurem probleem see, et teie vanemad ei muuda ennast. Ehk tegelikult on vaja vanemad saada ka uusi hobist hankima. Et see, mina nimetan, et Eestis saabub vanadus natuke liiga vara. Et vahel nagu tundub, et inimesed arvavad, et nad peavad ära parkima. Tuleb leida see õige asi ja siis jääda igavesti sinna kopitama. Reaalsus on see, et see on nagu, sa kasvad välja asjades, võib-olla sa oledki 10 aastat ühes ühingus ja siis sa ühel hetkel tülined sellest ära ja see ei ole mitte see, et ma lähen tülli seal, vaid sa lihtsalt kasvad sellest välja. Aga et võib-olla see vastab seda, et ei ole kunagi liiga hilja, vaid pigem annan teile üles, et võtta oma emad isad ka kaasa. Ja julgustage neid ka midagi uut proovima, sest nemad arvavad veel rohkem, et nad on liiga vanad ja see on veel õudsam. Ehk te vajate nagu vanasid eeskujusid, kes julgevad uusi asju teha. Nii et ei ole kunagi vanad. Selle osas on tõesti, me tegime selle aasta algus ka ühe küsitluse, kus küsisime, mis on sellised olulisemad teemad, mida tunned, et oleks võinud juba kooliajas nagu õpetada ja mis probleemi see on kaasa toonud ja tegelikult number 1 asi oli just see, et ei tea täpselt ikkagist, mis on see minu anded, minu tee, minu kirg ja nii edasi ja tegelikult väga nagu kurb on näha, kui kirjutatakse, et olen juba pensionieas, aga ma ikkagi ei tea, mida ma oma elus nagu, mis on see minu nii-öelda õige asi ja et kuidas nagu siis oma elu päriselt nagu elada, on ju. Et see on nagu, ja kes kirjutas seal 10, 20, 30 aastat läks aega selleni, et nagu jõuda selle oma nii-öelda asjani, mis neile silma särama paneb, et miks sellega nii kaua edasi, miks seda niimoodi edasi lükata, et ei ole mõtet. Pigem tõepoolest nagu minna esimesel võimalusel ja samamoodi teistpidi on ju, et ei ole hilja, ja iga asi tulebki täpselt õigel ajal, et selles mõttes pigem nagu minna ja proovida ja usaldada oma seda sisetunnet, mis nagu millegi osas
kui millega osas on tunne, et tahaks teha, siis mine ja tee. Mine vaata, mis saab. Aga küsimus, võib-olla seda küsiks ka, et meie selle webinari pealkiri oli tegelikult on ju see, et kuidas noored luua tulevik, mille üle uhke olla. Aga mis teie vastate sellele või kuidas siis teha selline, et teha noorelt asju niimoodi, et saad kindel olla, et tulevik saab olema sul äge. Annan sulle, Sandra, uuesti. Okei. No, mina saan baseeruda ainult oma enda kogemusele ja mina olen oma elus teinud hästi palju asju. Et no tõesti, ma olen töötanud väga erinevates kohtades, et ma olen erinevates restoranides töötanud, nii Eestis kui välismaal. Ma olen istutanud kuuski, ma olen käinud Soomes maasikaid korjamas, ma olen pannud katuseid, kuigi ma tegelikult pidin tegelikult seinu minema peitsima, aga siis tuli välja, et see poiss, kes pidi katustele asju tõstma, tal ei olnud nii tugevad jalad ja mul olid tugevamad jalad, siis nüüd vahetati nagu töökohad ära. Ma olen töötanud erinevates reklaamiagentuurides, adminina, spordiklubides, treenerina, noortetreenerina. Ma olen nii palju erinevaid asju teinud ja kõigist nendest olukordadest ma olen saanud hästi palju kontakte ja need kontaktide hulk, mis mul tänu nendele asjadele praegu teeb minu praeguse töö väga palju lihtsamaks ja väga palju nagu nauditavamaks. Et ma olen suutnud läbi nende kogemuste siis luua endale praegu sellise nagu pinnase, kus ma saan koostööd teha väga palju selliste inimestega, kes mind inspireerivad. Et ma arvan, et see on üks hästi olulisi osasid, et sa ümbritsedki ennast selliste inimestega, kelle moodi sa tahad olla. Et siin ma loen siin kommentaaridest ka, et siin on, et olen küsinud nõu ja mul on soovitatud valesid asju, et te peate teadma, kelle nõu te võtate kuulda ja kelle nõu te lihtsalt lasete nagu niimoodi mööda. Et las inimesed annavad teile või avaldavad oma arvamust, aga see on lihtsalt sinu enda otsustada, kas sa võtad selle kuulda või sa ei võta seda kuulda. Ja seda on hästi raske teha, sellepärast, et kõigil inimestel on oma arvamus, kõik tahavad sulle kõige paremat, nad tahavad sulle soovitada selliseid asju, mis neile väga hästi sobisid, aga lõpuks on ikkagi see, et sina ise tead kõige paremini, mis sulle kõige rohkem sobib. Et kas ma üldse olen küsimusest teemast praegu? Okei, vahet ei ole, ma lihtsalt jätkan selle kuidagi, keegi teine vastab hiljem. Et mina näiteks tunnen, et mind hästi palju aitab, kui mul on peas segadus, mida juhtub väga tihti, sest mul on hästi palju mõtteid kogu aeg, siis ma lähen kuhugi natuke eemale, võtan ka siis ühe päeva või pool päeva enda jaoks ja ma olengi ainult üksi, ehk siis ma olen sellest nagu mürast olen eemal, et ma suudangi keskenduda ja mõelda oma mõtteid ja mõelda seda, et mida tahaks Sandra, mitte mida tahaks see inimene, kes on mõjutatud kõigi teiste inimeste poolt. On see loogiline? Enam-vähem. Okei. No, kaks inimest kolmest nagu et see on juba väga positiivne. Et jah, ma ei tea, kas ma jälle vastasin. Aga siin ei ole õiget ega valet vastust, see on ka oma kogemus. Roger, mis sa arvad selle osas, kuidas siis luua endale ägedat tulevikku juba noorena? Mis sa teha ma arvan, et üks asi, mis kindlasti on, mida ei tasuks võib-olla teha, on see, et esiteks, nagu ka Sandra ütles, et kõik edu tuleb kohe ja nüüd juba ülehomme, et võib-olla seda ei tasu kindlasti loota ja tasubki vahepeal teha asju tasub teha võib-olla niimoodi, et sa ei hinnasta seda üle või et sa ei oota alati väga suurt tulemust. Muidugi üks siuke halb nõuanne, mida ma ei tahaks anda, aga mida mina ise olen oma elus vahepeal kasutanud, on see, et vahel tasub nagu loota vähemat, sest kui saad rohkem, siis see üllatus või siuke positiivne emotsioon on kordades suurem kui see, et sa loodad hästi palju, aga siis saad vähem ja siis sa oled justkui pettunud selles asjas. Ja mina nagu enda sellise, vaimse tervise seisukohast kasutan seda päris tihti ja ma üritan nagu asju reaalselt näha, et kui ma mingit asja ei oska, siis on vaja seda arendada. Kui ma midagi oskan, siis nüüdseks ma juba mõtlen, kuidas ma seda oskust saan veel rohkem arendada. Ja kuidas nagu alustada või kuidas... Üks asi on muidugi jällegi see, et tore on, kui sa saad seda alustada juba 4, 5, 16 aastaselt.
sest siis sul on nagu nii palju aega katsetada ja erinevaid asju proovida, tegelikult sul on aega kogu elu. Aga kui sa oled ka 25 ja 28, nagu siin välja toodi, siis oluline on ikkagi see, et mingi asi ju sulle peab meeldima tahes-tahtmata. On see tantsimine, on see võib-olla majanduslikud huvid, tahad tegeleda investeerimisega, võib-olla sulle meeldib muusika. Et ühte asja, teiste asjade kõrval võib-olla natukene intensiivsemalt treenida. Need asjad muutuvad kindlasti elus, aga võib-olla ka selline liiga suur, ütleme siis lillelt lillele hüppamine, et proovin kõike ja kõiges hästi natukene, siis lõpuni nii ka ei saa minu nägemuse järgi minna, et mingi hetk nagu millelegi peaks natuke rohkem ikkagi keskenduma. Minu näite puhul oligi see, et nüüd need 6 aastat, mil ma olen keskmisest aktiivsem olnud, siis alguses ma proovisin hästi palju ja viimased 3 aastat olen ma kindlasti võtnud nagu ühe niisuguse kindlama suuna, millega ma tahan tegeleda. Et ütleme, et kui ma tahan tulevikus Märt Avanda asemel juhtida telesaateid, et su nägu kõlab tuttavalt või mingid muud asjad, eks ole, siis ma pean selle jaoks hakkama vaikselt tööd tegema ja arendama enda avaliku esinemise oskust. Et mingi niisugune nagu Sandraga välja tõid, niisugune big goal võiks nagu olla, et unistada suurelt. Ja siis selle raames nagu katsetada ka erinevaid väikseid asju, mis arendavad sind erinevate nagu külgede pealt. Sul on Ott Seppa vaja. Jah, nii on. Kuidas Märt Avandi tasemel esineda. Epp, mis sa lisaks selle juurde? Ma just mõtlesin, see on kohe nii äge küsimus. Võib-olla see minu taust, võib-olla see on nagu see, ma alustan sellest, mis minu taust on. Minu taust on see, et ma ei teadnud mitte kunagi tegelikult, mida ma tahan. Mul on selline väga madal enesehinnangu taust, ma olin õudselt ebakindel, õudselt häbelik ja ma nägin välja õudselt julge, aga keegi kunagi ei näinud, kes ma olen. Et ma olen sellest läbi käinud sellise väga raske teisme ja depressiooni ja keska lõpuks ma ei teadnud ka mitte midagi, aga mul oli emaga kokkulepe, et ma annan paberid sisse, et tema õnnelik oleks. Küsimus poolt sellest, millesse. Ja ma võin öelda seda, et see, mis ma praegu teen, et ma juhingi oma ettevõtet ja olen ülikoolis õppejõud ja olen juhtinud seda noorteorganisatsiooni 14 aastat, siis kõik, mida ma teen oma elus, ma ei ole seda mitte kunagi tahtnud. Ma isegi kunagi ei teadnud, et see olemas on ja ma ei teadnud seda, et minul mingisugune selline võimekus on. See, ma olen selle avastanud, tegelikult nagu see, mis mind, on see, et ma olen alati kuulanud oma sisetunnet, et tundub tore. ehk mind motiveerib väga, mul peab tore olema. Ja ma arvan, see, mis on mind juhtinud, ma olen öelnud jah. Ma ei tea millele, ma ei tea, miks ma sinna lähen. Ma õudselt kardan, ma ei tunne mitte kedagi, aga jah, ütlemine on olnud minu teekond. Nüüd, kui ma vaatan tagasi, siis kõik need jahid on olnud väga otseses seoses, mida ma sel hetkel ei teadnud. Aga see reaalsus on, et kui ma räägin seesama, et mis see suur unistus on, jah, võib-olla mul hakkab praegu tekkima nii-öelda, aga minu jaoks on samamoodi, see unistus on see, et ma tahan olla rahul. Et kuna mul on olnud õudselt äge karjäär, reaalsus on see, et kogu see jah ütlemine on tähendanud seda, et ma ei ole mitte kunagi elus ühtegi töökohta kandideerinud, sest ma olen alati kõik pakkumised saanud. Ehk mind on tahetud. Ja see on olnud nagu see teekond, aga see on tuginenud sellele, et on olnud minuga tore suhelda. Ja see on minu töö olnud. Ehk see sama asi, et nagu Roger ütles, et see nagu, ma ütlen seda, et proovige, katsetage, aga üks asi, mida te peate aru saama, heaks saamine on teie vastutus. Ehk mitte keegi ei pea pakkuma sulle võimalusi reaalselt ja pakkutakse ainult inimestele, keda ma saan usaldada. Ehk mul on väga palju noori, kes on väga osavad, aga nad on nii halvad suhtlejad, et ma ei tee neile pakkumisi, sest mul on nendega, ei ole tore olla, sest minuks on tore peab olema. Ehk seetõttu ükskõik, mida te teete, isegi kui sa teed seda natuke aega, siis treenige oma oskused heaks ja suhtlusoskus, keelteoskus, nagu meeldivusoskus. See ei tähenda seda, et ma olen tubli ja alandlik ja naeratan, selline tubli viieline, küsimus pole selles, aga sa oled nagu tore inimene. Aga nagu üks asi on see, et öelge jah asjadele ja tehke. Ja samamoodi, mis Roger õudselt hästi ütles enne, et seesama see arvutis olemine, ma arvan, väga suur osa minu elust oli see, aga ma olen tundide viisid Tetrist mänginud. Ja ma olen mitte keegi teadnud seda. Ma arvan, see reaalsus on see, et Tetris on treeninud minu sellise süstematiseerimise oskuse, mis kannab mind läbi kõikidest asjadest, mida ma vihkan. Ja jah, ma olen teinud tohutult palju, ma olen 100 projekte teinud ja mulle ei meeldi see.
aga minu lahendus oli, et need projektid on võimaldanud teostada minu ideid, mis on see minu eesmärk. Aga ma pidin selleks optimeerima ära oma oskuse projekti tegemisel, see võtaks väga vähe aega. Saate aru, seal on nagu see trikk. Ja selleks pidi mitte see, et ma ei vingu sellele, et see nõme. Ja loomulikult on see nõme, uskuge mind kunagi ei toredamaks minu jaoks mingi aruande tegemine. Aga selleks, et ma saaks teha seda, mida ma tahan teha ja mis mulle korda läheb, siis mul on seda oskust vaja lihtsalt. Ja selle asemel, et istuda ja vinguda ja muretseda, ma siis treenin, teen väga heaks ennast. Nii et võib-olla see kokkuvõte ongi see, et ükskõik, kes sa oled, ükskõik, mis endast arvad, siis lase endal nagu ennast lahti kruttida või sama nagu Roger ütles, seesama, et kui sul on nagu juhtimispisik, uskuge mind, valdav osa minu laagrite kõige paremad juhid on olnud kõige ebakindlamad, kõige häbelikumad osalejad. Aga nendes on nii meeletu inimeste mõjutamisvõime, mida nad ei tea ja mis on minu töö mentorina, seda hakata neile peegeldama. Ehk te ei tea enda kohta, kes te olete, lihtsalt öelge jah ja lubage lahti rullida ja näidata teistele, kui ägedad te olete. Ja kui keegi ütleb, ongi sama, et kui kellelegi ei meeldi, fine. Küll sa siis leiad õigema koha. Aga et ära soiu ja ära nagu hädalda, et be nice on, ma arvan, be nice ja be kind on nagu kõige olulisem, need on kõige suuremad defitsiidid tänapäeval. Et inimesed on väga eesmärgipärased, nad on väga läbimõelnud, mida nemad vajavad, aga nad ei ole head. Ehk see hea tahtlikkuse defitsiit, ma arvan, Eesti ühiskonna kõige suurem asi. Kui ma siia kiirelt lõppu lisaks ühe mõtte, siis ma olen Epuga nõus, et kui ma vaatan 6 aastat tagasi, siis ma väga ei julgenud avalikult esineda või ma ei oleks eluses arvanudki, et ma midagi sellist teen, nagu ma täna teen. Ja see piisas ainult, et ma läksin ühele koosolekule, kuhu mu sõber mind kutsus ja sealt hakkaski rulluma lahti see nii-öelda nimetame siis seda karjääriks, mida ma praegu siis teen. Et ainult üks otsus, okei, ma tulen koosolekule kohta, kuhu ma ei tea, mis saada võib ja sealt edasi hakkas tulema pakkumisi. Nii et tasub võtta võimalustest kinni. Jaa, ma olen sellega ka igati nõus. Minu jaoks on ka see, et täna ma võin olla inimeste ees, aga ma 10 aastat tagasi ma olin väga tagasihoidlik. Ma julgen, kui rohkem 3 inimese ees ma seda oma arvamust küll kindlasti ei avaldan, sest et see ei olnud nagu minu teema. Aga minu jaoks oli ka üks raamat, ütleme nii, et minu jaoks muutis nagu ja et on mingid muud maailma olemas. Aga tegelikult ma tahtsin ise lisada siia veel selle, et ma olen naljakas on tagantjärgi mõelda, et 11 aastat tagasi ma lugesin esimest enesearengu teemalist raamatut ja nüüd siis see aasta tuli mul oma raamat välja, et kuhu võib üks asi viia, ühe raamatu kättevõtmine, mis alustab midagi ja täna on oma raamat ja siis ma 12 asja, mida koolis ei õpetatud ja sealt üks asi, mis ma nagu seal ka olen öelnud, et väga paljud inimesed ja eriti ka noored nad väga edukalt järgivad õnnetu olemise valemit. Ja mis ma mõtlen sellele on see, et kui sa tahad olla õnnetu, siis selle valem on väga lihtne. Alati, ükskõik mida sa teed, võrdle ennast kellegi teisega. Ja siis sa saad kindel olla, et sa alati leiad kellegi, kes tantsib sust paremini või teab sust mingite asjade kohta paremini, kellel on rohkem kogemust, mis iganes on ja kes näeb ilusam välja, kes on seksikam, ja alati on keegi, kes on mingi osas parem. Et ma ise täna mängin kitarri ja laulan, kui ma võrdleks ennast mingisuguste lauljate või kitarrimängijatega, siis motivatsioon kaoks kohe ära, aga mis on nagu selle vastand on see, et võrdle ennast ise endaga. Ehk et kuidas sa oled nagu mingis asjas arenenud edasi ja kuidas sa üleüldse oled edasi elus arenenud. Ja see on nagu oluliselt parema tunde annab sulle ja see on nagu oluliselt lihtsam on olla õnnelik, sest et sa näed, et okei, et ma olen võib-olla maailma mastaabis või Eesti kontekstis, kui ma võrdlen ennast teistega, ma ei ole nagu midagi aga ma olen väga palju edasi arenenud ja ühel hetkel võib-olla sa oledki ka Eesti tipus või maailma tipus oma tegemistega, et selles suhtes see on nagu selline väike nõuanne, mis ma enda poolt tahaks öelda. Ja nüüd ma teeks tegelikult selle asja ära, et ma annaks mõned auhinnad ära. Kes arvab, et kes tunneb, et ta peaks täna saama mingid auhinnad? Mina! Sandra, väga hea, Sandrale anname, midagi annab sulle. Ma tunnen, et ma olen auhinda väärt, aga ma annan ise endale auhinna, ma lähen jooksma. Sandra, ma kingin sulle oma raamatu, kui me näeme. Ja ma annan ära, ma ütlen kohe, kes me oleme vaadanud ka, kes on siin aktiivsemad olnud, et Laura, Kerlin, Reelika, Kadri-Liis, Keidi ja Uku. Teile anname ägedad aunid, me anname sellest pärast meilidel teada, mis te saate, aga teeme aplausi neile. Nad on aktiivsed.
ja mis ma tahtsin veel ära mainida, on see, et need webinarid, miks need toimuvad, on see, et D5 messina see aasta tegelikult esimest korda toimu ja need webinarid on tegelikult sellise asenduseks, kus noored saaks infot kätte ja d5.ee saab olema üha rohkem selline keskkond, kuhu noored võiks tulla ja vaadata, sest et erinevate asjade kohta informatsiooni sinna järjest tuleb juurde. Ja tänase webinari osas ma osad said juba, aga kui sa vastad tagasisidele, mis me selle webinari kohta, siis me anname veel mõned auhinnad ära, nii et ma panin üles selle tagasiside lehe, millele sa saad kohe siin samas vastata ja võimalus veel mõned auhinnad saada. Aga lõpetuseks veel võib-olla midagi, mis noortele kaasa anda, et ma vaatan, et siin tegelikult oli üks küsimus, mida Milena küsib, kas meie tulevik oleneb ainult meist endist? Võib-olla sellest võtmest nagu midagi veel noortele kaasa anda, et alustame seekord äkki siis Sepp, sina, mis sina annaks noortele kaasa lõpetuseks veel? Okei, ma ütlen 2 poolt. Üks, ma tahtsin öelda Sandrile kommentaariks, on seesama, et olge ettevaatlikud, kelle käest nõu küsite. Ja väga sageli on reaalsus see, et te ei pea kellelgi nõu küsima, sest sageli te nõu küsimise asemel küsite luba. Eriti kui te teete midagi täiesti uut, siis mitte keegi teie ümber ei saa luba anda, sest tundub imelik. Mõnes mõttes küsige vähem luba. Vahel küsige imelik soovitus, et küsige vähem nõu. Ja samas küsige rohkem nõu. Aga siis, et kas kõik sõltub endast, siis enesemeisterlikkuse tegelejanaga ütleme niimoodi, et ainus, mida sa saad reaalselt nagu mõjutada, oled sina ise. Tegelikult see, mida on vaja nagu õppida, on see olukordade kandmine, kuidas sa reageerid olukordadele, sest sa ei saa mitte kunagi mõjutada see, mis ümber sinu toimub. Sa ei saa mõjutada mitte kunagi ilma, sa ei saa mitte kunagi mõjutada Eesti kliimat, sa ei saa mõjutada seda, mis võimalused on, mis poliitiline seis on, aga sa saad õppida nendele reageerima ja sa saad alati treenida oma oskuseid, oma harjumusi, oma oskuseid. Nii et selles mõttes vaadates kõiki inimesi, ükskõik mis edulugusid sa lood, siis reaalsus on, et sa ei otsusta ära, mis lõpptulemus on, aga sa otsustad tegelikult selle nagu hoiaku ära. Nii et selles mõttes ja päeva lõpuks sama näide, et Roger jõudsalt hea näide, et jah, sul oli mentorit vaja sinna koosolekule jõuda, aga päeva lõpuks pidid sina jah ütlema. Ja on liiga paljud inimesed mõtlevad ette, et äkki mulle pole see kasulik ja nad ei lähe sinna ja siis ei saa öelda seda, et sul ei olnud võimalust. Aga kuna sa otsustasid ette ära liiga palju, siis taaskord jõlkuge, proovige, küsige õigematelt inimestelt nõu ja nagu saage oma ebakindlusest üle ja olge toredad. On, ma arvan, milles see trikk on, nagu olge toredad. Nagu selles digimaailmas on see inimlik kogemus, on nagu, uskuge mind, see on see, mis toodab teile igavesti raha. Ehk olge nagu toredad inimesed. Aga aitäh sulle, Roger. Mis sa lõpetuseks tahad öelda? Ja, ma tahaks veel Eppu täiendada sellega, et ma arvan, et iga noor saab mõjutada seda ka natukene, mis ümber toimub, aga see on lihtsalt E4 ja minu enda siuke filosoofia, sest et mina tean, kuidas mina saan mõjutada oma kodukohta Haapsalut ja nüüd juba riikliku tasandi otsuseid ja ma tean, et seda peaks saama iga noor teha, kas läbi noorteorganisatsiooni või läbi tutvuste, läbi kontaktide. Ja võiks saada, aga see on meie otsustajates juba kinni, kui valmis nad on üldse kaasama noori tegelikult sinna protsessi, aga sinna suunas tuleb liikuda. Aga noortele ma tahaks öelda seda, et tegelikult usaldage nagu ennast rohkem, mis on ka varem välja toodud, et eksimine on inimlik ja eksima peab. Mina olen elus läbi põlenud 12. klassis ja see ei olnud meeldiv, aga sellest saab üle. Ja tegelikult eksimine ongi nagu loomulik osa õppimise protsessist ja kui ma oleks kuulanud kõike, mida mul ümberringi tuttavad sõbrad ütlevad, et need noortevolikogud ja asjad, mida ma olen juhtinud, et need on mingi bullshit eesti keeles, et sa ei saa niikuinii seal midagi. No ma ei oleks pooltki, ma arvan, seal, kus ma olen, kui üldse saab öelda, et ma olen kuskil. Et usalda ennast ja vahepeal tasub kuulata ka vanemaid ja sõpru, aga just nimelt kuulata ja vaadata, mis nad ütlevad. Aga teha seda, mis sa tunned, et sa nagu reaalselt tahad teha. Sest et kui sa teed tulevikus seda tööd, kus sa oled 9-5 kontoris ja tunned, et ei tegelikult nagu hing ei ole rahul, siis see ei ole kindlasti see elu, mida tahaks elada. Et lõpetuseks ma arvan, ütleks seda, et mulle võib iga hetk kirjutada, kui keegi soovib mingid nõuandeid, aga pange täiega. Väga hea, aitäh sulle, Roger ja Sandra. Mina julgustaksin teid küsima, miks.
ja hästi palju, et kui te ei tea, kui keegi räägib millestki, millest te ei tea midagi, siis küsige miks või keegi väidab teile midagi väga resoluutselt, et nii on ja sa ei saa aru, miks ta niimoodi ütleb, siis küsi. Miks sa niimoodi arvad? Sest väga tihti on see, et meil on sisse istutud mingisugused mõtted või me oleme kuskil midagi kuulnud ja inimesed väidavad midagi, mida nad arvavad, et on tõene, aga nad isegi ei tea, kus nad ise selle info saanud on. Et kui teile tundub, et miskit on nagu veits mööda, siis küsige, et miks te niimoodi arvate või miks see niimoodi on või ma ei tea, miks see auto sõidab niipidi või miks see on siia kirjutatud selliselt, et see uudishimu on hästi-hästi oluline. Olge hästi-hästi uudishimulikud, et kui me natuke rääkisime raamatust, ma enne vaatasin, kas mul on tegelikult üks raamat siin, ma näitan teile kohe, mis on minu jaoks hullult äge, mis on mind hästi palju aidanud, on siuke raamat Tim Ferriss Tribe of Mentors. Ma ei tea, kas teised on seda lugenud, see tundub hästi hirmust, et see on hästi-hästi paks, aga tegelikult ta on kokku kogunud siia üle, ma ei teagi, palju siin on, mingi üle 100 siis omal alal väga eduka inimese siis vastused tema erinevatele küsimustele ja hästi põnev on vaadata, kuidas erinevad väga edukad inimesed vastavad samale küsimusele hästi erinevalt. Ehk siis teadke, et ei ole ainult ühte kindlat vastust, vaid et on lihtsalt erinevad lähenemised, et lihtsalt leidke see oma tee ja samamoodi, kui teil on küsimusi, siis minu poole võib ka alati pöörduda, et Instagram võib-olla on kõige lihtsam viis. Võib-olla kohe ei saa jõua vastata, aga paari päeva jooksul. Väga hea, aitäh sulle ka, Sandra, ja mis minult omalt poolt lõpetuseks veel öelda on, et tehke ägedaid asju ja kindlasti saad ise muuta seda, mis kujundada oma tulevikku. Aga selle juures ma nagu jäta ka ruumi sellele, et lase asjadel tulla enda juurde. Tihtilugu sa ei tea, mis võib üldse, kui ägedad asjad sinuni võivad jõuda ja jätta ka selle jaoks ruumi ja siis, kui need ägedad asjad tulevad, siis võta need vastu ja mine nendega kaasa. Et see on nagu minu veel lõpetuseks öelda, et igal juhul suur aitäh osalemast. Homme juba järgmine veel viimane Noorsootöö nädala webinar ja olege seal kohal ja näeme kuskil jälle. Tšau! Tšau!